Tere, head kuuendikud! Jälle seisan teie ees, et kord nädalas püüan teha väikseid videoklippe teile, et teile asjast parem ülevaade oleks. Nii, aga enne kui ma lähen loengu juurde, siis olen siia juba valmis teinud väikese konspekti, aga kui sa seda videot vaatad, siis võta endale õpik ka lahti, õpiku lehekülg 130 ja mõtle kaasa, mis ma siin räägin ja vaata ka õpikust, mida seal on kirjas. Olen lihtsalt tähele pannud seda, et täna hommikul juba usinasti tegite asesõnade ülesandeid õpikust, aga tegelikult minu eesmärk on ikkagi enne teooria teile selgeks teha ja alles siis läheksite õpiku ülesannete juurde. Aga kui sa oled selle nüüd ära teinud, need ülesanded, et siis vaata kriitilise pilguga, äkki saad siis nendest vigadest nüüd paremini aru, mis sa näiteks sinna sisse tegid. Aga hakkame siis pihta. Sõnaliike peaksid sa teadma. Sõnaliigid on käändsõnad, pöördsõnad ja muutumatud sõnad. Käändsõnu saab käänata, pöördsõnu sai pöörata ja muutumatute sõnadega ei tee sa mitte midagi, nad lihtsalt on sellised. Mõni kääne võib-olla mõnel sõnal ka on. Aga võtame vaatluse alla käändsõnad. Me oleme varasemates tundides tegelenud nimisõnadega, mida sai käänata kõigis 14 käändes. Need olid siis esemed, asjad, olendid, nähtused, omadussõnad, mis vastavad küsimusele missugune, näitavad siis omadust, arvsõnad, nendega tegelesite te eelmine nädal iseseisvalt, näitavad siis hulka, määra ja asesõnad. Asesõnu saab ka käänata, aga asesõnad on võib-olla sellised kõige hajusamad või kõige ebamäärasem sõnade rühm. Asesõnad asendavad siis nimisõnu, omadussõnu ja arvsõnu. Ma olen teile ühte lugu rääkinud, et kui te kirjutate lugusid, siis püüa oma sõnavara valida nii, et sul ei tekiks sõnakordusi. Ja asesõnad ongi siis see viis, kuidas saaks sõnakordusi vältida. Et mul on siin üks näitelause. Külla tuli sõber, punkt. Sõber õpib 7. klassis. Nii, 2 kõrvuti sõna ja mõlemal sõber, sõber. Mida sa nüüd teha saaksid? Et esimene kord ütled sa selle sõber kenasti välja, kirjutad välja, aga selle saad sa juba asendada. Ja veel parem on, kui sa saaksid kõik ühte lausesse viia. Et sa oled juba piisavalt suur, et mitte ainult lihtlausetega rääkida, et külla tuli sõber, kes õpib 7. klassis. Ja ka see on asesõna. Aga tuleme nüüd asesõnade juurde täpsemalt. Et meil on asesõnad jagunevad siis nii-öelda 3. On asenimisõnad, et sa saad asendada siis selliseid nimisõnu, näiteks sõber. Nii, ja millised need asenimisõnad siis on? Need on need isikulised asesõnad, mina, sina, tema, meie, teie, nemad või nad. Siis on olemas see. Nii, ja neid on muidugi rohkem. Praegu lihtsalt see ja too näiteks ka. Ja neid isikulisi asesõnu kasutame me oma tekstides ju päris palju. Aga need on siis asesõnad. Need siis asendavad mingi varasemas tekstis olevaid nimisõnu. Et külla tuli sõber, ta õpib 7. klassis. Aga rääkisin, et teie juba võite moodustada ju selliseid pikemaid lauseid, et siis kasutate siduvaid asesõnu. Need on sellised küsimuse moodi sõnad, kes, kelle, keda, mida, mille ja need on ka siin samamoodi asesõnad. Nii, aseomadussõnu, et kui ma räägin ikka, et ilm on ilus ja päikseline,
siis ma järgmises lauses ei korruta jälle sedasama, et ilusa päikselise ilmaga tahan ma õues olla, vaid asendan siis need omadussõnad. Ma saan öelda sellise ilmaga lähen ma õue. Kirjutan natuke selgemini. Nii, selline on omadussõna, aseomadussõna, säärane, taoline. Need on aseomadussõnad ja loomulikult on neid veel. Aga praegu tulid sellised pähe. Ja asearvsõnad, et asendad siis arvsõnu ja need on siis sellised ka ebamäärased, et mitu, iga, mis siin meil on, mitmendik, võtan selle mitu, mitmendik, mitmest. Nii, ja kui ma peaksin arvsõnu asendama, et näiteks, et klassis kaks õpilast ei teinud oma ülesannet, siis ma saaksin ju ka asendada kaks sellise sõnaga nagu paar. Nii, ja tuleme nüüd selle juurde, et on olemas ka sellised liitasesõnad. Et muidu on liitsõnade puhul see, et täiendosa jääb muutumatuks, et sa käänad tagumist osa, siis liitasesõnade puhul on selline reegel, et sa käänad mõlemat sõnaosa. Ja mul on siin emb-kumb, see on selline asesõna, et sul tuleb nüüd valida üks kahest ja nii emma-kumma võtad, kas võtad jäätise või šokolaadi. Aga käänamine käib siis nii emb-kumb, emma-kumma, emba-kumba, nii, ja kuna omastav kääne on kõige tähtsam kääne, siis ülejäänud käänded tulevad selle põhjal. Emmast kummasse, emmast kummast, emmale kummale ja nii edasi. Ja võtame selle seesama ka. Omastav on siis sellesama. Osastav on sedasama. Ja jällegi sellesama on omastav kääne. Ja selle abil moodustad siis ülejäänud teised käänded sellesse samasse, sellest samast, sellest samast, sellele samale ja kirjutad kokku. Nii, mul on plaanis teiega teha ka selline kontakttund nädala lõpus, et selleks ma panen teile e-kooli, et kui me kontakttunnis oleme, et siis me proovime neid asesõnu ka kõigis 14 käändes käänata. Ja teil on õpikuharjutus 137. Et ole valmis, et kui ma selle kontakttunni teen, siis on meil õpikud ees või paberid ees ja me proovime läbi käänata selle 137 harjutuse sõnapaari see hea uudis. Vaatame, kuidas me sellega hakkama saame. Nii et asesõnad kokkuvõtvalt saavad siis asendada nimisõnu, omadussõnu ja arvsõnu. Siin on sul asenimisõnad antud, aseomadussõnad ja asearvsõnad. Aga me veel näeme varsti jälle.